Tere päevast! Minuga kohtute täna 2 korda. Praegu on siis rohkem selline liftikõne formaat. Pidi olema 6-7 minutit, kui 15 minutit pooleks teha Köreliga. Ja 1 või 2 küsimust ka, sellest on jäänud praegu 4 midagi. Aga pealelõunal siis vähe pikem ettekanne ja mul on ainult 3 slaidi. Mul on ka üldiseid repliike veel küsimuste ja teemade kohta, mis siin tõstatati, kui ma jätan selle siis päeva teise poole algusesse. Praegu sellise loogilise jätkuna Peetri ja Köreli jutule ma räägin, mis meil TalTechis on käimas väga üldisel kiirel ülevaatel ja täpsemalt siis ringsest renoveerimisest juba pealelõunal. Nii nagu terminit teemale siin juba osutati, ülioluline, ma arvan, me saame terminitest rääkida täna terve päev ja edaspidi. Kui 2 või 3 aastat tagasi oli ringmajanduspäev, siis seal ma lausa alustasin ühte paneeli puhtalt terminoloogiast. Ja siin ma panin siis ka, et kui me räägime ringlussevõtust, taaskasutus, korduskasutuse ettevalmistamine, siis pärast näitan seda jäätme hierarhiat, korduskasutus panin siia kõige ette, sest see on kõige olulisem ja just ringse ehitamise võtmes ja tänase päeva puhul veel siis renoveerimise fookusega, et üks on kindlasti aknad. Aknaid olemasolevatelt hoonetelt võetakse väga palju eest ära. Tuleb siis vahet teha vanadel puitakendel ja sellistel nullindatel eemaldatavad 2-klaasilised PVC aknad. Üks mõte, tähendab valdavalt need lähevadki siis kõik, et kellel iganes, kus iganes vaja on mingid kasvuhooned, talveaiad, abihooned, et arvestades, kui palju meile aknaid renoveeritavatele hoonetele on saada, siis ma arvan, et terve Eesti saab kaetud kasvuhoonete, talveaedade ja abihoonetega, et tuleb ainult silmad lahti hoida ja see turg täiesti toimib, neid pakutakse ja enamikelt hoonetelt saab enamik aknaid ka tervetena kätte. Siis üks idee, mis meil on, kuna 2-raamilised aknad jäävad, 2-klaasilised aknad jäävad üle, aga uued aknad on kas 3- või 4-kordsed ja väga palju aknaid on selliste sarnaste või standardsete moodulmõõtudega. Et siis tekkis mõte, et panna vanad 2+2 raamid kokku ja tekib uus 4 ja 2 raamiga ja see idee on siis ka ühes projekti taotluses hetkel esitatud ja vaatame, kas saab rahastuse. Siis korduskasutuse osas veel pärast näitan ka pilte, on erinevad raudbetoonist ehituskonstruktsioonid. Igal juhul, kui on mingi ehituslik element tervena kasutatav, paneelid, talad, postid, seinad, siis tasub seda teha. Ja samuti on siis ehitusest saada väga palju selliseid palke, saematerjale laudist, mida saab samuti siis samal otstarbel korduskasutada. Nüüd üks selline töövoog, mis ma panin siia märksõnana, on siis taaskasutatavate materjalide standardite ülevaade, kus me oleme kaardistanud nii Eestis kui mujal, et millised just materjalide taaskasutust reguleerivad standardid on olemas ja milliseid oleks vaja. Ja on ka ühe materjali kohta selline nii-öelda draft meil töös. Ja et üldse meil oleks, mida ringlusse võtta, tuleb ju teatavasti jäätmeid liigiti koguda. Et nüüd ma natuke liigun sellest korduskasutusest nagu eemale juba jäätmete juurde, et oleks neid jäätmevooge, mida liigiti koguda, siis hetkel just on viimast lihvi saamas üks magistritöö, mida ma ise juhendasin sel kevadel. See on siis hoonete renoveerimisel tekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete kaardistamine ja analüüs. Ja töö ise tuleb siis avalikuks peale selle kaitsmist, läheb digitaalselt ülesse. Aga mõningaid pilte ma saan siis ka täna juba pealelõunal näidata. Ja nüüd on mõned mõtted, et osa neist on töös, osa on tõesti alles idee tasandil, et nii nagu siin ennem visati õhku, et tegelikult me peaks ju analüüsima, et milliseid jäätmematerjale või jäätmevoogusid, millised meil on, kui palju ja mis ja kuidas nendest tuleks teha. Ja siin on kõik teie mõtted siis teretulnud, nii et ma paar mõtet viskan õhku, võite pärast kommenteerida.
ka nii nii-öelda kõigile kui ka siis individuaalselt võtta nööbist kinni. Üks mõte, et meil tekib väga palju selliseid hoonetest just renoveerimisel, aga ka lammutamisel selliseid jäätmevooge nagu erinevad soojustusmaterjalid, et kui neid saab kasutada terve plaadina, loomulikult kasutaks terve plaadina, aga kui ei saa, siis on üks variant need segada kokku, näiteks erinevad villad, polüstereenid ja muuseas vanad kipsplaadid, kui on suured kipsplaadid või suured tükid, tegelikult peaks viima tagasi kipsi tootjatele, nad saavad neid kasutada, aga on väiksemad kogused, siis Eestis on olemas tehnoloogia, kuidas see kartong eemaldada ja selle kipsi nii-öelda puru või pulbri saab siis termiliselt reaktiveerida, tal tekivad uuesti sideainelised omadused ja proovides siis seda segada kokku erinevate nii-öelda probleemisolatsioonijäätmetega, siis selle asemel, et seda kõike kuskile mäkke lõppladestada, me saame kasutada näiteks pööningutel põranda lisasoojustusena ja näiteks siis, kui ta on ka piisava tihedusega ja piisavalt vähese lenduvusega, siis ei ole ka näiteks räästastest tuulesuunajaid vaja, et selline üks mõte. Siis üks probleemne jäätmevoog on sorteeritud ehituslammutusjäätmete lõpp, et rääkides erinevate siis ettevõtetega, kes meil jäätmeid käitlevad ja mingil määral neid siis proovivad ka veel sorteerida, teineteisest eraldada, siis mitmed neist on maininud 2 probleemjäätmevoogu. Üks on siis, mis nendeni satub, on kõik igasugused vahtplastid, mis lenduvad ja teine on siis selle niinimetatud sorteerimisliini lõpp, et kui seal on siis erinevad sorteerimistehnoloogiad, küll sõelad ja magnetid ja õhk ja nii edasi. Aga et selle liini lõpus tekib siis mingisugune ebamäärane selline tolmulaadne hallikas probleemne peenosis, et millega ei ole nagu midagi teha. Ja siis me võtsime mõned näidised TalTechi kaasa ja sellel kevadel tehti sellest siis magistritöö, et kuidas segada siis seda probleemset peenosist siis muude teiseste toormetega, näiteks siis ka mineraalsete ehituslammutusjäätmete siukse puruga ja et sellest siis teha erinevaid mürte näiteks ja siin on siis ka loend nendest olulistest materjali omadustest, mis said määratud, nii et ja võin öelda, et kuna töö on valmis, Tanel Tuisk seda juhendas, ütleb, et tulemused on väga head, et on täiesti perspektiivne ringlussevõtu lahendus sellisele probleemsele jäätmevoole. Ja viimane slaid. Siis oleme mõelnud teedeehitajatega koos mingisugust asfaldilaadset asja teha väikestes kogustes siis kas nii-öelda augu täiteks või ka mingite väikeste platside katmiseks just bituumenipõhistest materjalidest. Siis ehituspuidust on juba juttu olnud ja räägime täna päris palju veel. Siin on siis erinevad mõtted, lisaks siis muule, mis siin juba Körel käsitles, et kuidas ehituses saada olevat puitu, kus on siis lühikesed detailid, kuidas siis teha nendest uuesti pikemaid sõrmjätku abil. Siis on üks suur märksõna ja muuseas see sõrmjätku asi kehtib siis ka nii termotöötlemata kui termotöödeldud puidule. Siis on üldine termotöötluse mõju puidu mehaanilistele omadustele, väga perspektiivne suund. Ehituses väga palju jällegi sellise palgid, saepuit, muud puidupõhised materjalid, kuidas neid siis, täna nad on olnud kuskil hoones aastakümneid, seal peab siis vaatama, et ei oleks ka erinevaid kahjustusi, et kui puidu tugevus on säilinud, termotöötlusega saab siis parandada puidu püsivust. Sellest me räägime pärast pikemalt, aga et kui me vana puitu termotöötleme, siis see annab väga häid tulemusi. Aga seal on teatud riskid mehaaniliste omaduste ja hapruse osas, mida me siis uurime. Ja siis on tekkinud veel üks mõte, et nagu juba kuulsite ja räägime veel, et igasugune töödeldud, värvitud, lakitud, immutatud puit on suhteliselt probleemne. Täna on ju praktiliselt üks lahendus. Eestis üks koht, kus seda tohib põletada. Aga äkki on siis selline 2-1 võimalus, et me töötleme sellist termotöötleme töödeldud puitu ja saame siis esiteks selle ütleme, need värvid, lakid, immutusvahendi sealt siis eraldada. Sealt eralduvad siis
mürgised gaasid, kuidas neid siis kinni püüda, see on nagu vaja lahendada, aga me saaks nagu selle probleempuidu ikkagi termotöödelduna võtta veel siis puiduna kasutusse. Ja muud ringlussevõtu lahendused, et ma olen rohkem kursis sellega, millega me toimetame TalTechis, aga kõike ei pea ise tegema, et väga hea informatsiooni hankimise viis on inimestega suhelda. Et ma loodan, et ka teie olete valmis täna suhtlema sellistel üritustel, mida rohkem käies, seda rohkem on järjest tuttavaid nägusid. Et näiteks on meil Eestis väga perspektiivne lahendus bituumenipõhistele materjalidele, mis valdavalt on siis selliste lamekatuse vanad katted, tõrvapapid, bituumenrullmaterjalid, millega tegeleb siis Teet Enok oma ettevõttega. Siin on ka näidised, Teet räägib sellest pikemalt, nii et mul on suured lootused, et bituumenipõhiste materjalide osas Katevara lahendab neid probleeme ja tasub lihtsalt suhelda, nagu me ka teinud juba oleme, et võib-olla lihtsalt nõu anda ja testida neid materjale. Klaasiklastrit on siin mainitud Järvakandis, minu arvates üks Eesti edulugu ehituses lammutusjäätmetest tekib ka ju klaasi, teatud klaasi. Homme peaks olema teil ekskursioon Neularisse, kes tegeleb plasti või lahendab plastiringlussevõtu probleemiga. Peamiselt küll mitte ehitussektorist pärit tarbimisjärgne plast, aga nende tooted on rakendatavad ehitussektoris ja neid näiteid on tegelikult veel. Aitäh! Teeme Simole ühe aplausi. Ja nagu Simo ütles, siis ma tulen täna ühe korra veel tagasi, jätame võib-olla küsimused siis pärastiseks Simole, mis kõike puudutab, saab korraga ära küsida. Aitäh!